hoolimise lugu, Curly Strings ja meloodia saate noodina. See oli nagu tema oli. Ja nii edasi, noot on teil olemas. Parema käega või ühe käega mängida seda ei ole mingi küsimus. Te võite proovida seda mängida selles mõttes kahe käega oktavis. Ja eriti kõvad mehed võivad proovida mängida ühe käega oktavis. Aga kui sõrmed ikkagi lähevad valusaks, siis ärge seda mängige nii. Vaatame nüüd selle vasaku käe saate üle. Ja siin on kaks varianti seda mängida. Siin on 4 erinevat akordi. Ja esimene akord on E-tuur. Ja mängisime seda niimoodi. Ehk siis ma mängin kogu saate kõigepealt. Ehk siis see oli see saade. Nüüd seda võib mängida kas nii, et bassi mängite ühe noodi ja siis parem käsi mängib kõik ülejäänud. Või siis jagate kahe käe peale ära, et vasak mängib 2 ja parem mängib 2. Niimoodi on lihtsam tegelikult mängida tehniliselt. Ja kindlasti vaadake sel juhul ära, et mis akordid teil on. E-tuur, ilma kissita. Siis see akord oli nagu E-mai 7. Lihtsalt see kissnoot on teil bassis. See on A-tuur ja At2, see on B-noot. Ja siis on B-tuur. B-tuur on siis, ja see on siis At4. Kui fishnoot siin ei olegi. Ja siis lõpeta. Ja nii edasi.